õhtust kõigile, et nüüd on siis aeg selleks Q&A videoks, questions and answers ja kuna siis üks kõige populaarsemaid küsimusi on see, et mis mu silmaga juhtus on ja kõiki huvitab, siis ma mõtlesin, et teeme selle video eraldi üldse. Kõigil on lihtne seda leida, näha, vaadata, lugeda, mis iganes ja siis ülejäänud küsimustele vastan ma reedel, et täna on siis ainult silm, mis mul silmaga juhtus, vaadake see ära ja reedel tulevad üle küsimused, vastused. Tere õhtust, kallid kaasmaalased, sõbrad, mis tegelikult juhtus minu silmaga ja video alustame siin minu maja ees, kus see kõik tegelikult juhtus ja siis lähme edasi. Kus see siis juhtus? Oli põhimõtteliselt siin samas minu maja ees, olime sõpradega siin. Mu kallis kaameramees praegu, kes on kaamera taga, Aldo oli ka meiega koos siin. Aldo mäletab võib-olla paremini seda asja, seepärast, et mul oli nagu pool niuke šoki moment ja kõik asjad, et ma väga täpselt võib-olla kõik ei mäleta. Oli aastavahetus. Kas sa mäletad täpselt, mis aasta see oli? Ei. Mul on alati küsimus, ma ka ei mäleta. Ma olen alati öelnud, et aasta oli 2008, äkki oli 2008, 2007 võib-olla. Ma mäletan, et ma ei olnud vist täpselt täisealine või ma just sain täisealiseks, mis tähendab, et 2007 muutus 2008 äkki. Olime sõpradega siin minu juures, tegime pidu, chillisime, jõime alkoholi natukene, isegi tegelikult ei olnud purupurjus selles suhtes, et mingi 0,5 jäkku oli poole peal ala. Ja kell 12, nagu meil, ära rikku mu videot ära, kell 12 siis, nagu ikka eestlastel kombeks, lähme kõik tänavale ja paugutame kõik oma raha, raskelt teenitud raha taevasse. Ja seda tegime ka meie. Tapal on niimoodi kombeks, et tuleme siis tänavale, paneme siia keset tänavat kuskile, paneme selle ilutulestiku näiteks. Meie tänavatel on niuke komme, et me lähme sinna ristmikule ja paneme näiteks, ütleme, keset ristmiku paneme selle ilutulestiku. Seda tegime me ka tol aastal, 2008, ütleme siis. Tulin ma siia ristmikule ja panime selle ilutulestiku siia keset ristmikut, panin põlema selle. Ja mis siis tegelikult juhtus, meil oli niuke patarei, niuke suur, niukene, korralik patarei on ju mõõtmetelt. Panin selle siia, kummardasin selle patarei kohale, panin välgu mihkliga tuld, see süütenöör oli natuke defektne, põles hetke momendiga ära. Rakett ilutulestiku patareist, suurest patareist, no niukene auk oli, ma seda mäletan, et nagu ühel ilutulestiku auk oli nii suur, et see lendas mulle näkku, see patarei siis nii-öelda. Minnes siis natukene edasi, minnes siis natuke edasi detailidesse, et mis siis tegelikult, türa küll ma ütlen. Mis siis nagu täpsemalt juhtus selle ilutulestikuga oli see, et ma mitte ainult üks kord ei proovinud põlema panna. Ma esimene kord tõmbasin välgumihkliga, panin sinna süütenööri juurde, sädemeid ei tulnud, mitte midagi ei tulnud. Läksin sinna teist korda, tõmbasin jaksi, tšõks, puhus ära tuul. Ja tõmbasin kolmandat korda, tšõks, ja käis litakas vastu nägemist minu arust. 3 korda katsetasin selle välgumihkliga esimese korraga. No teate küll, süütenöör läheb põlema, tulevad sädemed välja igasugused. Sa näed, et süütenöör põleb. Seda ei toimunud esimene kord, teine kord ja kolmas kord juba käis litakas vastu nägemist. Mis tähendab seda, et süütenöör oli nagu defektiga ja seda ei olnud näha seda põlemist ja see põlemine toimus tegelikult hetke momendiga. Kes välgumihklit varem käes on hoidnud, siis teati ju, et tšõks, 3 korda ja kaua sa ikka mässad sellega. Ja käiski litakas ära, polnudki midagi muud teha. Minu õnneks juhtus see, et mul oli tegelikult käsi, millega ma tuld hoidsin nagu, et tuul ei puhuks välja ja see rakett lendas alguses mulle piki kätt, käsi lendas eest ära ja rakett lendas otse näkku edasi. Nüüd mitmed aastad hiljem ma olen mõelnud selle peale alles, et kui õnnelik õnnetus see oli, ma oleks võinud surma saada. Ma nüüd just hiljuti nägin ühte videot, kus välismaal ühel inimesel juhtus nii, et sai surma sarnases õnnetuses. Tegelikult mul vedas sitaks ja pärast siis, kui see õnnetus juhtus, Aldo oskab mulle nüüd öelda, et kas see oli päriselt nii. Mina mäletan seda, et ma roomasin minema pärast seda õnnetust ja kuhu ma roomasin? Ma roomasin mööda seda aeda kuskil sinna poole. Ja sinna posti juurde. Sinna posti juurde umbes, jah. Mina ei näinud tol hetkel mitte midagi, ma ei mäleta mitte midagi sellest õnnetusest. Mingi hetke moment läks mööda, kuni mu ema ja isa vist siis tähele panid. Mu isa tuli tõstis mind ülesse, viis mind viinatuppa nii-öelda, see koht, kus ma
Man Cave, kus ma olen, viinatuba on selle koha nimi. Viis mind viinatuppa ja käskis mul silmi ja nägu pesta jooksva vee all, millest muidugi abi ei olnud. Tänu õnnetusele jäin ma mõlemast silmast täiesti pimedaks mingiks ajaperioodiks oma elus. Käsi oli hästi paistes, seda ma mäletan, korralik kühm oli peal, Aldo tegi nalja, et näpurulaga saab nagu rämpina kasutada mu kätt, seda ma mäletan. Ärme õues külmeta, räägime toas edasi. Ärge seda organiseeritud kaost tähele pange praegu. See on siis viinatuba. Tol hetke momendil, kui mu isa mind siia tõi, et mind nägu pesta, siis ta oli vähe teistsuguses staadiumis, ei olnud nii ilus, ei näinud välja. Siin loputasin silmi, nägu, kõik asju, kiirabi kutsuti, siis viidi mind kiirabiga Tallinnasse. Kiirabi minu arust tuli nagu hästi kaua, aga ema-isa ütles, et nad tulid vist hetkega. Kiirabiga viidi mind Tallinnasse, seal autos olles ma vist katsusin enda silma või midagi, ma mäletan, et silma muna oli nagu lohkus, midagi oli juhtunud seal. Tee oli hästi sombune, niukene lörtsi täis. Mu isa on kõva autosõidumees. Ma mäletan, et kiirabi auto sõitis vist 80-ga Tallinna poole. Mu isa sõimas neid ja ütles, et kuule, debiilik, et tõmba nahku siit roolist, et ma sõidan ise, umbes. Et isa tahtis ise Tallinnasse sõita vähe kiiremini, mille peale siis autojuht hakkas 110-ga sõitma. Jõudsime haiglasse, mulle operatsiooni ei saanud kohe teha, seepärast, et ma olin söönud, joonud, jäägermeister oli veres, kõik need asjad pidid välja minema, et narkoosi alla panna mind. See oli hästi pikk öö, ma mäletan. Kell 12 juhtus õnnetus, kell 7 hommikul alles ma sain minna operatsioonile. Terve see aeg ma ei tohtinud juua mitte midagi, kujuta ette nüüd pohmelliga. Juba hakkab väike pohmell tekkima, juua ei tohi, suu peab kuivama, nii edasi. See oli hästi-hästi pikk öö mu jaoks, ma mäletan. Tegelikult haiglasse tulin, siis ma mäletan seda, et mingi imelik meesarst, hästi sõbralik. Oo, tere, mis teil juhtus? See et silmaõnnetus ja asjad seal teised räägivad ja nii edasi. Okei, et et ta on nüüd siin joonud jah, et ega tal pissi häda ei ole. Okei, ma natuke liialdan. Vend tuli mu juurde, küsis, kas mul põiekas on, ma ütlesin jaa. Ta ütles, et okei, tooge see, et kuidas sa tahad, et kas sa tahad, et me võtame süstla ja siis süstime sulle sinna otse põhide selle süstla ja siis ühendame pakiga ära ja siis kused sinna paki sisse ja siis nagu vahepeal peab mingi nõela vahetama ja nii edasi. Vend seletas mingi 5 minutit, kuidas protsess välja näeb. Ja siis lõppu ütles, või tahad pudelisse kusta? Mul on nagu, türa, sa sellest ei tahtnud alustada või? Ja ma olin nagu põhimõtteliselt keset emo, kõik inimesed jooksid ümber mind, ma kuulsin ja nii edasi. Ja siis vend nagu annab pudeli sinna, ütleb, et no nii, et pissi nüüd või mida iganes. Tõmbas mul püksid maha ise nagu, lükkas mul noksi pudelis sisse ja ütles, no pissi nüüd umbes. Ja ma ütlesin nagu, et see on natuke gei, mille peale vend silitas mu peenist ja ütles, et ei ole häda midagi. Vähemalt ma mäletan, et see asi oli nii. Võib-olla see ei olnud päris nii. Siis operatsioonid käisid hästi tihti, olid operatsioonid. Ma ei mäleta kõiki asju nagu tegelikult, ajaliselt, millal, mis asjad olid. Üks hea asi oli see, et ma olin noor poiss, vaata, alles sain 18 ja nii edasi. Tüdrukud käisid külas, hästi paljud tüdrukus. Ma kasutasin ära võimalust seda, et ma olen pime ja siis ma sain kogu aeg kannigi näppida. Mitte keegi ei tulnud kallale. Kõrvakiilu ei saanud, sain rahuliku südamega kanni näppida tüdrukutel. Olin siis seal, terve nägu oli ära põlenud, silm põles ära põhimõtteliselt, mõlemad silmad põlesid ära nii-öelda õnnetuses. Kui te nüüd vaatate täpsemalt, siin on mustad täpid igal pool, need mustad täpid on naha sisse põlenud püssirohi nagu tattoo, nii-öelda tatoveering. Niisama nad ära ei tule. Alguses ma olin mõlemast silmast pime. Doktor, kes mul siis oli, ei tahtnud nagu vist mulle algus öelda, aga ma mäletan, et mingi hetk öeldi mulle nagu põhimõtteliselt, et ma olen mõlemast silmast elu lõpuni pime või nagu, et mul ei taha kumbki silm taastuda. Ja siis ma hakkasin lambist nagu nägema ühest silmast, siit paremast silmast. Et mul läks nagu väga kaua aega, enne kui mul mingisugune nägemine taastus sellest silmas. Ma õppisin uuesti fucking silmamunasid liigutama, ma mäletan seda. Silmalaod ei seisnud lahti, mul ei osanud neid korralikult lahti teha või ma ei mäleta, mis seal oli. Ma tõstsin käega niimoodi silmalao üles, seepärast, et ma ei suutnud nagu lihastega liigutada seda silmalaugu. Haiglas ma ei mäleta, kaua ma päriselt olin, aga ma käisin päris mitmel operatsioonil. Päris tihti käisin operatsioonidel. Operatsiooni käigus võeti neid täppe näost ära ja siis, et oleks vähem, muidu oli sitaks palju rohkem neid. Kuidagi nahka parandati, mis kõige imelikum on see, et mul terve nägu oli nagu muumia olin. Niimoodi sidemed olid ümber näo ja nii edasi. Mul oli terve nägu ära põlenud, aga mingisuguse kreemiga põhimõtteliselt mul ei ole mitte ühtegi armi sellest põlengust, mis on täiesti maagia minu arust. Üks kõige jubedam asi oli see konstantne peavalu. See kestis mul 7 kuud järjest.
olid metsikud peavalud. 7 kuud järjest. Ma mäletan, et juulikuus hakkas ära kaduma lõpuks. Ja ma olin esimesed paar kuud, ma ei näinud mitte midagi. Ma olin põhimõtteliselt voodihaige esimesed paar kuud. Käisin voodist väljas põiel. Ma ei mäletagi, mis ma tegin. Ma ei näinud mitte midagi. Üks hetk ma hakkasin raamatut lugema. Mingisugust raamatut, kui ma sain silma nägemise nagu paremini korda nii-öelda. Mu isa luges mulle haiglas, kui ma olin nii-öelda õnnetus oli toimunud. Siis isa luges mulle sellist raamatut, mille nimi on Eragon. Inheritance Cycle. Sellest ajast saati. See raamat on nagu hästi südames mul hästi kõvasti. Mul on kõik 4 raamatut Eragonist olemas. Hästi suur fänn olen nendel raamatutel tänu sellele. Paljud inimesed on küsinud mul videode all, et miks ma kõõrdi vaatan või mis iganes, et umbes, et nii edasi. Et tegelikult vastus on see, et ma ei vaata, mitte kuidagi ei vaata, mitte kuskil ei vaata. Mul on silmamuna on ära põlenud. Mul ei ole pupilli, millega vaadata kuskile. See on lugu minu silmast siis.